Tere, mina olen Eerik Jõgi, ma olen Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütika eriala õppejõud ja õpetan siis tudengitele molekulaardiagnostikat. Nüüd on igal pool hästi palju räägitud sellistest asjadest nagu kiirtestid. Ja siis täna mul on siin näpu vahel on üks kiirtest, et see ei ole küll COVID-i oma, aga põhimõtteliselt on nad kõik üsna ühesugused oma ülesehituselt. Ja mõte oli selles, et vaatame, et mis selle kiirtesti sees võiks olla, et mismoodi ta siis töötab. Nii, vaatame, mis siis karukõhus on. Tuleb natukene urgitseda siit serva vahel. Siis saame kaane siit pealt ära. Ja mis siin sees on? Et siin, kui me nüüd vaatame, siin alguses see selline nagu filterpadi on see, kuhu siis pannakse see proov, mida siis te soovite analüüsida, et see imendub siia sisse ja siis need värvilised nii-öelda lehekesed siin on siis siia on seotud siis need kemikaalid ja need antikehad, eks ju, mis siis tunnevad selle uuritava subjekti siis ära. Ja see riba siin on, ta meenutab küll paberit, aga tegemist on siis nitrotselluloos ribaga, sellise kindla poorsusega riba. Ja siia riba peale on tegelikult, siin ei ole näha, on seotud siis need antikehad, mis tunnevad siis selle uuritava nii-öelda ühendi, aine, viiruse või mis iganes asja ära. Siin on ka üks kõrval, üks on teine, siis, mis on siis nii-öelda testitud. Et siin on näha, siin on siis nagu kasutatud, et on see kontrolljoon on tulnud, et siia see, et ta on roheline, see tähendab, et siia on need antikehad immobiliseeritud, siis sellest konjugaadipadjast teised antikehad on siis kapilaarjõududega siia liikunud, reageerinud ja tekib siis selline joon, mis näitab, et see test on funktsionaalne, muud ei midagi. Et kui me paneme selle kaane siia peale, et see on siis see C-joon ehk kontrolljoon, et see test siis töötab. Et mida siis kokkuvõtteks öelda siis kiirtestide kui niisuguste kohta, et nad on lihtsad, et konstruktsioon on lihtne, neid on lihtne kasutada ja nad on odavad, aga põhimõtteliselt sellega siis nende nagu head omadused piirduvad. Et igat nagu meditsiinilist analüüsi kiirtest ei saa asendada. Et mõnedel puhkudel töötab ta väga hästi, teistel puhkudel mitte nii väga. Ja see ei sõltu ainult nagu sellest analüüsi tüübist, vaid sellest konkreetsest kiirtestist, eks ju, kui usaldusväärne ta on, kui usaldusväärne on see labori analüüs, et igal juhul tuleb seda eraldi siis kaaluda ja järele mõelda, et millal kasutada kiirtesti ja millal siis nagu sertifitseeritud meditsiinilabori siis teenused.